Tere! Mina olen Monika Kahro, toitumisnõustaja ja personaaltreener ja täna me räägime 5 erinevast punktist, mis on kehakaalu langetusel oluline. Päris püsivalt toitainerikkal kehakaalu langetusel, mis on teaduslikult tõestatud ja mille mille tulemused jäävad püsima. Ja? Punkt 1 on toitumine. Sa võid arvata, et sa pead hästi palju liikuma, sa võid arvata, et sa pead 1000 miljon asja tegema ja sa võib-olla isegi sööd täpselt sama toitu, mida sa sõid aastaid tagasi. Üllatus on see, toidud muutuvad, maapind muutub, toidainetööstus saab teadlikumaks ja meie elud muutuvad väheliikuvamaks. Ja selle tagajärjel hakkab vaikselt igale poole puusakestele visud tekkima seda, mida me ei soovi. Ehk siis punkt 1, tee oma toitumine korda. Ära lihtsalt näljuta ennast, sellel ei ole mõtet, sest su keha hakkab üks hetk tootma siis juurde mida? Mitte rasva, aga su keha hakkab tootma juurde söögiisu, sest me oleme loodud jääma ellu ja koopa inimesed ei oleks muidu ellu jäänud. Seega punkt 1 on toitumine. Absoluutselt, mul on olemas raamat, mul on olemas retseptiraamat, meil on programmid, toitumisnõustajaid on olemas, guugelda, saab minu juurde ka tulla MyFitnessi toitumisnõustamise või mine toitumine.ee, säti paika oma toitumine, see, mida inimene päriselt vajab, sest kui sa oled toidetud, sul on vähem isusid, tee see toit ka ise valmis, ei söö väljas, kui ainult üks toidukord, kas lõuna või õhtusöök, mine tähista siis korralikult, see on elu tähistamine, aga ülejäänud toidukorrad, kaalulangetusel 4 toidukorda päevas, palun toida ennast päriselt. Ja usu mind, kui sa oled toidetud, siis sa hakkad vähem sööma, ka valesid asju ja juba siis hakkab kaal pisut langema. Ja kui soovid täpsemalt teada, sa tead, kust leida informatsiooni, kui ei, kliki siia alla. Punkt 2, mis veel oluline on? Milline treening on kõige õigem? Tegelikult ma võin sulle ausalt öelda, et jõutreening ja liikumine, ehk siis sammude tegemine, ehk siis igapäevaelu, lihtsalt aktiivne olek on võrdselt ühel pulgal. Toitumine on number 1, kui sa ainult toitumist teed, saad sa juba kehakaalu vudinal langema. Kui ei usu, mine vaatame Insta tulemuste alt, vastus on seal kenasti olemas. Ja? Aga jõutreening on see, mis tagab sinule kiirema rasvapõletuse, mis tagab sinule imelise, kena keha, on ju, vähem valusid, tihkem keha, ilusam naiselik vorm ja pluss, mis on kõige olulisem vitaalsel pikaealisusel, sinu lihasmass. Ehk siis number 2 punkt on jõutreening, kas kodus või jõusaalis, vahet ei ole. Sul on 12 tundi päevas, sa saad 1 tunni 3 korda nädalas panna jõutreeningu alla selleks, et sina saaks elada kauem, paremini, säravalt, näha iga päev varem välja ja põletada rohkem rasva, ehk siis see on ju igatepidi ainult hea. Ja liigud juurde. Keskmiselt 10 000 sammu on tegelikult väga hea soovitus. Üks päev lähed IKEA-sse, saad 12 000 sammu, järgmine päev on 8000, õudne ilm on õues või tahtsid lihtsalt rohkem filme vaadata, see on fine, tasakaal loeb. 10 000 sammu nädala keskmine 1 päevas. Kui tahad, sa võid muidugi higistada need sammud täis. Kui tahad, võid teha kerget sörkjooksu, aga otseselt ei pea. Punkt 1 oli toitumine, punkt 2 on jõutreening ja 10 000 sammu. Sa võid 10 000 sammu ka kodus täis saada, ja? Ja mis veel on oluline? Punkt 3. Tänapäeva maailmas on kõrge stressitase. Ilmselgelt see ei ole meil mis asi. Ilmselgelt ei ole see meil füüsiline stress, mille all me kannatame. On vaimne stress. Meie peakesed saavad liiga palju infot. Naised, armsad naised, me teeme nii palju, me hoiame teisi, me hoiame ümberkaudseid inimesi, me hoiame lähedasi, me muretseme laste eest. Igal pool on mingisugused nutiseadmed, telefonid, läpakad, meil on vaja areneda. Sa juba kuuled. Umbes sellised on meie pead ja me harjume sellega ära. Rahuneme maha. Mul läks aastaid aega, et seda õppida ja see on tegelikult täiesti okei, kui küsid ka abi psühholoogi käest, terapeudi käest, hakkad joogat tegema, käid niisama metsas jalutamas, käid tihemini puhkustel või loed mõnda ägedat raamatut. Leia enda jaoks viis, kuidas leida aega iseenda jaoks, maandada oma stressi. Kui sul on kehva tuju, sa oled kogu aeg närvis ja pinges. Esiteks, seedesüsteem ei tööta. Teiseks, sul on tuju kehva. Kolmandaks, see tekitab veepeetust, ehk siis kui sul on vaimne stress, sa oled paistes, on ju, ja siis tundub, et kehakaal ei lange, aga tegelikult on keha vett täis, sest sul on närvid läbi kullake. Ehk siis, see ei tähenda seda, et lõpeta stressor ära, see tähendab seda, et tasakaalustada toredate asjadega. Leia aega iseenda jaoks. Uita metsas, jätta see telefon koju. Ja teadlased on tõestanud, et toredaid asju tehes, rõõmsaid asju tehes. Kui sulle meeldib tantsida, mine tantsima, kui sulle meeldib lapsega batuudil hüpata, hüppa. Rõõmus tegevus suudab tasakaalustada väga kiiresti vaimse stressi.
Tada! Hakka seda lihtsalt harjutama ja vaata, kui palju paremaks läheb su igapäevaelu. Aga okei on küsida ka abi, on ju? Sest me oleme natuke vanematelt õppinud, kuidas olla hästi tublid inimesed. Nii, meil on olemas toitumine, kõige olulisem. Punkt 2 oli füüsiline aktiivsus, jõutreening, jah, selle saime korda. Punkt 3 oli siis vaimne stress, tee toredaid asju, tasakaalusta, tööta ühes tunnis rohkem ilma kõrvaliste asjadeta ja võta pause päeva jooksul iseenda jaoks, on ju. Nii sa oled produktiivsem, suudad rohkem, aga sa oled päeva lõpuks ka õnnelikum. Nii, 1, 2, 3 on tehtud. Lähme edasi, taastumine. Taastumine. Kui me räägime kehakaalu langetusest, kehakoostise muutmisest, rasv alla, lihasmass üles, ilus vormis naiselik keha. Ma soovitan 8 nädalat teha tööd, jõutrenni ja siis võtta nädal vabaks. Kui võimalik sel nädalal, mine puhkama, ära ka toitumist jälgi, aga hoia baasteadmised korras. Jah, kui me oleme toitumise sinuga ära õppinud, siis hoia baasteadmised korras. Iga kord, kui sa sööd, sul on kõik komponendid taldriku peal olemas, aga kui tahad lisaks midagi võtta või lõgastuda, tee seda. Paus on väga oluline. Miks? Vaimne füüsiline stressitase tasakaalustub, hormonaalne tasakaal läheb paika. Mis veel? Su tõesti närvisüsteem taastub. Lihasmass saab järeltaastumise. Ja usu mind, kui me oleme 8 nädalat teinud tublisti tööd, siis sealt puhkustelt tulevad tavaliselt tagasi väga ilusad kehad, väga õnnelikud naised ja väga tervemad inimesed. Proovi. Nii. Ja tegelikult rohkem ei olegi midagi. Ja see 5. punkt võikski olla lihtsalt, et võta üks asi, tee ja jälgi seda. Nühi seda ühte ja samat liigutust 4 nädalat järjest, lisaraskust, lisakoormust, kui me räägime jõutrennist. Toitumisega veendu, et sa sööd alati ära ennem oma soolase ja siis sööd magustoidu, kui on vaja. Kui sul on abi vaja, ma olen sinu jaoks olemas. Kui tahad minna rohkem süvitsi, ma olen sinu jaoks olemas. www.niuju.ee. Mina olen Monika Kahro, sinu toitumisnõustaja, personaaltreener, aga jäta palun meelde toitumine, jõutrenn, füüsiline aktiivsus, vaimse stressi maandamine, toredate asjadega, aja võtmine iseenda jaoks ja puhkamine ja selle kõige tasakaalustamine. Sest elu vajab tähistamist, elu vajab elamist. Ahaa, ja 5. punkt tegelikult võiks olla ka veel see, et joo nii palju vett, kui sa suudad, ja 1 kord nädalas söö, joo ja tee, mida iganes sa soovid, sest elu on tähistamist väärt. Vägevat edu sulle, armas, ja hoia tervislikku kehakaalu ja ole parim versioon iseendast.